Kas tõepoolest Enefit Greeni tagasi ostmine Eesti Energia poolt oli tehing, kus paljud asjaosalised suutsid korralikult teenida? Selle kahtluse alusel sai täna ülevaate Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon. Enefit Greeni börsilt ära toomine algatati eelmise aasta märtsikuus. Selle börsile viimine ja siis aktsionäridelt tagasi ostmine läks riigile maksma 68 miljonit eurot maksumaksja raha. Täna andsid prokuratuuri esindajad selle uurimise kohta selgitusi komisjonile. Menetlus on täna selles faasis, kus me veel analüüsime viimast osa uurimistoimingute käigus leitud ära võetud tõendeid ja seejärel siis saame teha otsuse selle kohta, mis sellest menetlusest edasi saab. Kui palju sul neid kahtlusaluseid isikuid siis on ja juriidilisi kehi? Kahtlustatavate hulk vahepealse menetluse käigus ja tulemusel lisandunud või suurenenud ei ole. Nii nagu sügiselgi, seal on meil 4 füüsilisest isikust kahtlustatavat ja 1 juriidiline isik. Väidetavalt on kahtlusalused selle siseteabe kasutamise põhjal teeninud suurusjärgus 130 000 eurot. Ühe kahtlusalusena on ära märgitud ka Enefit Greeni endist juhti Aavo Kärmast, kes selleks ajaks oli küll ettevõtte juhtimisest eemal, kuid vahetult enne börsilt äraviimise teadet ostis Enefit Greeni aktsiaid. Korruptsioonivastase komisjoni esimehe teatel manipuleeriti nii meie kõigi ühise varaga. Esiteks üks probleem on üleüldse sellistes valitsuse otsustes, et kuidas on võimalik, et alguses otsustatakse üks osa Eesti Energiast viia börsile, siis otsustatakse see tagasi osta ja kõik see läks maksma 68 miljonit eurot maksumaksjale. Ja samal ajal keegi veel teenib selles osas kuritegelikku tulu. Palju suurem, laiem probleem on selles osas ka see, et kuidas on võimalik, et niivõrd tundlik informatsioon, näiteks selles osas, et riik soovib palju suurema, eks ole, raha ees selle Enefit Greeni välja osta, et miks see informatsioon oli niivõrd laia ringi käes ja miks siis seda informatsiooni, seda siseringi inimeste nimekirja ei soovita siiamaani erikomisjoniga jagada. Samas pole tegemist vaid Enefit Greeni juhtumiga. Tundliku informatsiooni on lekkinud ka Eesti Energia teisest tütarettevõttest Enefit Powerist, kus toimunud teatud tehingute põhjal on samuti kriminaalmenetlus alustatud. Tõepoolest ka seal uuritakse erinevaid vähemalt 2 episoodi, nii palju kui ma tean, usalduse kuritarvitamist ja kelmust. See on ka siis ikkagi veel eeluurimise faasis? Ja sellest oli meil ka tänasel kohtumisel põgusalt juttu ja see on ka eeluurimise faasis. Esiteks tõesti, meil on korraga 2 kriminaalmenetlust ja Enefit Poweri puhul on siis see, et olid erinevad hoolduslepingud ja tegelikult seal tasuti palju suuremaid summasid, kui tegelikult need lepingud väärt olid. Ehk siis siin ongi küsimus kelmuses. Ehk siis kuidas on võimalik see, et esitati ühed lepingud, tegelikult neid töid ei teostatud. Ehk siis siin on samamoodi maksumaksjale tekitatud kahju. Ja siin on ka tegelikult palju laiem küsimus, millele prokuratuur ka viitas, et meil ei ole tegelikult järelevalvet riigi ettevõtete üle. Näiteks oleks sellist ettevõtte järelevalvet ka siis vaja, kui mõni jaam on rivist väljas, mis juhtub tihti just Auvere jaamaga. Komisjoni esimehe sõnul on õigustatud kahtlus, kas teave vastab tõele. Ometigi on olemas kõigil ettevõtetel oma nõukogud, kes seda peaks tegema. Prokuratuuriga rääkisime selles osas, et kuidas seda järelevalvet parandada ja prokuratuuri seisukoht oli, et täna tegelikult sellega peaksid tegelema nõukogud. Ja näiteks Nordica kaasuses tulid täpselt need samad probleemid välja, et nõukogu ei küsi välja dokumente, ei teosta kontrolle, tegelikult tihtipeale isegi ei suhtle juhatusega ja nagu ka Nordicaga me näeme paralleelselt sellised probleeme nüüd ka Eesti Energiaga. Enefit Greeni kaasuses on plaanis süüdistus esitada mõne kuu pärast, juhul kui selleni üldse jõutakse.